No tere taas! Nagu näete, siis täna tuleb video tubasest keskkonnast, sest et õues on äärmiselt külm ja kevad küll algas, aga algas koos lumetuisuga, et teeme siis need tubased tööd ära, mis on vaja nagunii ära teha. Ja nagu ilmselt video pealkirjast juba nägite, siis täna on tegemist pesupäevaga. Ehk siis võtan lahti katuseluugi need katted, voldikud, asjad, üritan nad nii laiali lammutada, kui ma saan nad, et saaks korralikult igalt poolt puhtaks pesta. Ja sama asja üritan teha siis ka rulukardinatega. Et vaatame, kuidas õnnestub, mis lõpptulemus on, kas ma need päris kokku saan, palju seal veel aega kulub. Et üritan selle kõik siia kirja panna, või mitte kirja panna, vaid öelda siis teile videosse. Et on natukene selles suhtes teistsugune video, võib-olla mitte kõige huvitavam jälle, aga samas ka selliseid asju, ma arvan, võiks või peaks näitama, mis vanade autode puhul tegema peaks ja kaua see kõik aega võtab. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade away? Can we let it fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade away? You said that you've been searching, silencing your mind, trying to be patient, but Nii, sain ka need katuseluugi katted ilusti ära pestud. Ütleme niimoodi, et paras nikerdamine on, aga tehtud sai. Uueks neid ei saa, sest et tegu on ikkagi vanade asjadega, nad on pleekunud, nendel on seest nii-öelda on siuksed peenikesed nöörid, kus peal nad siis voldikardin liugleb. Et need nöörid on katki ja ma neid taastama ei hakka, sellepärast et kuna suur luuk on nagu nii katki, ta lahti ei käi, et võib-olla siis üldse suve poole peaks vaatama, mõtlema selle peale, et kas äkki saab uued luugid panna. Aga näitan korra siis nagu lõpptulemust, et siit on näha, et siukse kulumisjälgi neil on, aga ma arvan üpriski palju parem, kui nad varem olid. Et nüüd ma arvan, kui õhtuti seda rulokardinat kinni tõmmata, siis vähemalt ei kuku sealt surnud kärbseid või tolmu näkku, et kindlasti on nad hügieniliselt puhtamad ja see oligi selle eesmärk. sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my fall.
So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. Stars don't shine when there's only satellites. I feel like hell and you're in paradise. I'm so glad and yet I'm not. I was too blind to know. I fell harder than I thought when I fell for a demon. Turn up. No nii, sain siis ka need rolookaardinad ära pestud, et ütleme niimoodi, et puhtaks nad said või puhtamaks, aga eks nad on ikkagi vanad, nad on määrdunud ja kindlasti neid uueks nagu selles suhtes pesemisega ei saa ainuüksi. Et näita korra pilti. Et siin nad kuivavad ilusti. Et noh, ütleme niimoodi, et need kardinad kannatavad veel mõnda aega kasutamist, aga kui kellelgi on pakkuda hea hinnaga kuskilt selliseid kardinaid või teab, kus saab selliseid kardinaid hea hinnaga, siis võib siia alla ka kommentaariumisse kirjutada, sest et need on ka siin ise aretatud väga palju, et küll on tehtud neid liugureid ise kruvidest ja karbikukaanest on uued katted tehtud ja nii edasi, et nad on mõrased ja katkised igatepidi, et need võiks ka tuleviku mõttes uued panna, aga hetkel on nad vähemalt puhtad ja endal on natukene parem nii-öelda tunne, et nad ei ole enam siuksed nagu see köögikaardin oli siukene õlist ja rasvast läbi imbunud ja kleepuv, et nüüd on ikkagi puhtad ja nad ei määri ja kindlasti on nendega palju parem toimetada tulevikus. No nii, selline saigi siis tänane video. Ajaliselt võin öelda, et nende katuseluukide peale läks siukene lahtivõtmise, pesemise kokkupanekuga, ma arvan, siuke 3,5 tundi ja rolookaardinatega lahtivõtmisega, pesemisega ja siis nende siinide pesemisega läks siis aega siukene 4 tundi ehk siis siuke päris korralik tööpäev enda ajast siis raisatud nende peale, aga noh, need olid vaja ära teha, sest et mustana ma neid tagasi ei oleks nagu nii tahtnud panna. Aga mõtlesin, et räägin siia video lõppu veel ühe väikse statistika poole. Ehk siis kuna esimene video tuli meil siin välja 25. veebruaril ja täna, kui ma seda filmin, on 22. märts, siis mis on kuu ajaga juhtunud? Kuu ajaga on juhtunud meie YouTube'i kanali siis siuke asi, et meil on kokku juba 75 jälgijat. Suur kummardus ja aitäh kõigile, kes te olete me kanalit tellinud, et see kindlasti annab meile motivatsiooni. Lisaks on siis videoid kokku tulnud ülesse nüüd koos selle videoga 8 tükki.
ja kokku on vaadatud hetkel videoid 1200 korda ja need teeb umbes 99,3 tundi vaatamisaega siis. Mina arvan, et kuu aja kohta ja alustava kanali kohta on tulemused väga head, aga siit ma ütleks ikkagi ka veel seda, et kui teile huvitab, kuidas ühte matkaautot siis renoveeritakse ja tulevikus, kuidas me sellega pere ja sõpradega ringi hakkama reisima, siis telli ikka meie kanal ja vajuta kindlasti video alla like, sest et kui sa vajutad seda like'i, siis YouTube'i algoritm oskab seda videot jagada ka teistele, kellele võiks niisugune content huvi pakkuda. Ja kui teil on midagi öelda huvitavat või mitte huvitavat, kiita või laita, siis alati saab panna siia video alla kommentaariumisse enda mõtteterad kõik kirja. Aga minu poolt on kõik, olge muhedad ja näeme siis juba järgmiste tegemistega. Tšau!